On üsna inimlik käitumismall ja arusaamine asjast, et kui tuleme näiteks puhkusereisilt või maakodust, jõuame oma päris koju ja siis vaatame seda kodu uue värske pilguga ja esimene asi, mida see pilk ütleb, on see, et vau, kui palju on tolmu ja mustust vaja kohe koristama hakata. Milline oleks kõige efektiivsem ja kõige sobivam tolmuimeja? Tulime taas Kärcheri esindusse Tallinnasse, et vaadata, mida nendel pakkuda on. Valik on teil siin suur ja lai, aga võtame siis huviorbiiti need masinad, mis sobivad kodus kasutamiseks ja hakkame võib-olla kõige tavapärasemast pihta, tavaline kotiga tolmuimeja. Kas sellised üldse on veel kasutusel? Tänapäeval on kasutusel siis nii tavalised kotiga, ilma kotita, ehk siis on paakidega ja on ka vee tolmuimejad. Tavaline kotiga tolmuimeja on siis 700 vatti. Kaasas on parketiotsik, eraldi komplektis on pisikene praootsik, väike harjasotsik veel mööbli jaoks, ideaalne, klassikaline tolmuimeja. Aga siin selle tolmuimete riiuli krooniks on sellised väiksed hästi kompaktsed masinad. Nendel nüüd, kuhu see tolm läheb? Nendel läheb nüüd tolm konteinerisse, konteiner on 200 milliliitrit suur. Valikus on siis akuga ja juhtmega variant, et kuidas kellegile sobib, et see tolmuimeja sobib ideaalselt väiksemasse elamisse. Võimsus on 500 vatti, kuna ta on ise väiksem, konteiner on väiksem, jõudlust on vähem vaja, siis ta teeb enda töö ideaalselt ära. Aga võtame nüüd suurema majapidamise ette ja taas see konteineri teema. Suurem on siis WC3, mis on samamoodi ilma kotita, on siis tsüklomootoriga, kus siis kui isegi paak saab täis, tolmuimejal see jõud ei rauge. Konteineriga tolmuimeja eelis on siis see, et ei ole vaja osta tolmukotte. Ehk siis kui pühapäeva hommikul tuba koristades avastate, et tolmukotid on otsas, viimane on täis. Kauplus kinni või on veel hommikumantel seljas, et ei pea eraldi reisi võtma, kui on see konteineriga tolmuimeja. Aga kui tahaks endale nüüd sellist varianti, et ei taha tolmukotti, ei taha ka tolmutamist konteineri tühjendamisel, siin mingi lahendus ka? Siin on siis DS6 veefiltriga tolmuimeja. See tähendab? Kus siis kogu tolm käib läbi veepaagi. Et siis on hiljem lihtsalt vaja see kanalisatsiooni ära kallata, tolm koos veega. Nii et isegi me ei pea õue prügikasti juurde minema, piisab vetsu minemisest ja vee peale tõmbamisest ja seal selles veepaagis tekib siis selline prügikokteil meil jagume tolmuimeja. Just nii. Aga nüüd natuke sellisest ostmiste ja hankimise trendidest veel, et hetkel sinu tähelepanek, milliseid masinaid inimesed kõige rohkem eelistavad? Raske öelda, et see on nii ja naa. Et täpselt kuidas kellegile, et kes tahab minna vanat teed pidi kotiga, mõni tahab proovida siis seda uuenduslikku mudelit, kus kotti ei ole vaja ja oleneb inimesest. Ja teema lõpetuseks tahaksin lisada natukene ka enda kogemust ja see kogemus on selline, et on need vanad masinad, mudelid kui head tahes, uued on alati paremad, efektiivsemad, töö sujub paremini ja kodu saab paremini korda. Nii et astuge läbi ja heitke pilk peale ja nii nagu juba siin öeldud sai, et kui tahate, saate ka masinat proovida.